Iraagi peaminister tegeleb riigi ühe kõige tundlikuma küsimusega. Kes kontrollib relvi? Ali al-Saidi on kohtunud kahe võimsa Iraani toetatud relvarühmituse, Asaib al-Ahadi ja Kataibi Mali delegatsioonidega, kuna Bagdad surub läbi plaani tuua relvarühmituste relvad riigi kontrolli alla. Samal ajal on Sagaya al-Salami Shia relvarühmitus, tuntud ka kui rahubrigaadid, usujuhi Muqtada al-Sadri juhtimisel juba alustanud oma relvade üleandmist Iraagi riigivägedele Bagdadist põhja pool asuvates piirkondades. Relvarühmituse liikmed, kes olid osa rahva mobiliseerimisjõududest, hakkasid täna oma lippu maha võtma, tehes sellega sümboolse žesti, et liituda riigivägedega. Tema ekstsellentsi Muqtada al-Sadri algatusel relvade loovutamiseks, relvarühmituste taasühendamiseks ja ümberkorraldamiseks täieliku integreerumise ja liitumise suunas on see õnnistatud samm. Need kangelased andsid endast parima. Nad tegid suuri ohverdusi ja näitasid kõigis lahingutes auväärset hoiakut, kuid igal etapil on oma vajadused ja nõuded. Seega, läbi õige ja täpse ülevaatuse ühendatakse need üksused uuesti julgeolekujõudude ja relvajõudude üldjuhtkonnaga. Pärast pikki arutelusid ja diskussioone kaalutakse komisjoni moodustamist, et kehtestada mehhanism ja kord relvade üleandmiseks vastavalt nende kategooriale, olgu need siis kerged, keskmised või rasked relvad. Lisateabe saamiseks on meiega liitunud Hamid al-Sharifi, endine Iraagi diplomaat. Ma mõtlen, üks relvarühm juba langetab lippu sõna otseses mõttes ja liitub riigi jõududega. Aga praktiliselt, mida see tegelikult tähendab? Ja kas see on mingi tõelise muutuse esimene samm? Me loodame seda. See on esimene samm. Ära unusta, et Iraanis on meil 60–70 relvastatud relvarühma. Nendest on umbes 10 või 15, mis on väga aktiivsed, väga tugevad ja suured relvarühmad. Siiani on neid ainult umbes 3, ma ütleksin. Nad ütlesid, et kavatsevad oma relvad loovutada. Mõned neist ütlesid, et vahetavad relvad valitsuse ametikohtade vastu. Nii et jah, see on alles algus ja loodetavasti näeme, et kõik panevad oma relvad maha ja annavad need valitsusele üle. Aga kui valitsust ei toeta tõeliselt president Trumpi administratsioon, siis nad ei saa eriti midagi teha. Enamik varasematest valitsustest proovisid sama asja, aga nad ei suutnud, sest relvarühmitused on relvarühmitused, nad relvastavad inimesi. Nii et mõned neist, tegelikult elamik neist on seotud Iraani revolutsioonikaardiväega, neid on koolitanud Iraan, relvastanud Iraan ja rahastanud Iraan. Nii et see on keeruline, aga nüüd tundub, et me saame Trumpi administratsioonilt signaale, et Ameerika toetab Iraagi uut peaministrit. Loodetavasti näeme järjest rohkem, kuidas need relvarühmitused panevad oma relvad maha. Kui nad panevad oma relvad maha ja liituvad Iraagi riigijõududega, kas on oht, et need Iraani toetatud relvarühmitused formaliseeritakse ja nende kontroll legaliseeritakse, kuid kõik riigi katusel? Jah, täpselt nii. Täpselt. Nii et nüüd ta võttis Iraani relvarühmituse ja pani selle armeesse. Nii et seda hakataksegi nimetama relvarühmituste armeeks. Nii et jah, olukord on praegu väga varjuline. Ja me ei tea, mis juhtuma hakkab, eriti kuna neid on palju neid relvarühmitusi, kes keelduvad neid relvi maha panemast. Nii et ma arvan, et väga lähitulevikus tuleb veel samme astuda. Nii et nende vahel võib tekkida relvakonflikt. Aga ta ütles, et armee on täis relvarühmitusi, nii et see ei ole vastuvõetav. Aga nagu ma ütlesin, tundub, et Trump on seni rahul. Nii et vaatame, mis saab tema järgmine samm olema, sest praegu kontrollita Iraagi olukorda. Kui palju mõju on šiitlikul vaimulikul Muqtada al-Sadral nende otsuste üle? Ma mõtlen, tema relvarühmitus, rahubrigaadid on juba öelnud, et nad kavatsevad tema poliitilisest liikumisest lahku lüüa ja integreeruda riigi institutsioonidesse. Ja me nägime tänasel esimest märki, aga kas tal on mõjuvõimu ka teiste relvarühmituste üle, kes võiksid tegelikult sama teha? Ei, loomulikult mitte. Ta ei suuda mõjutada isegi omaenda relvarühmitusi ja nad ütlesid, et nad andsid oma relvad valitsusele üle. Aga ära unusta, et mobilisatsioon, mida nad nimetavad rahva mobilisatsiooniks. Mobilisatsioon al-Hajj al-Shaabi, see loodi kõrgeima usujuhi
Ali Sistani fatvaga. nii et teise tema fatvaga ei saa ta kõiki probleeme lahendada, aga ta vaikib, me ei tea miks. Tõenäoliselt on see vastuolus Iraani režiimi soovide ja tahtega. nii et see on alles Muqtada al-Sadri väga väike algus. hästi, Hamid al-Sharifi, tore, et olite meiega I24 News English kanalil, et arutada, mida me täna Iraagis näeme. Aitäh! Aitäh väga, Ivanovitš!